tere, armas! Niida siinpool taas Taro sõnumitega ja täna siis tahtis tulla selline kanandusteema, et mida armastus tahab sulle öelda. Ja kaarte kasutan siis ikka nagu portaale lihtsalt ja lähen läbi nende rännakule ja sina saad taaskord valida siis gruppi 1, 2, 3 ja kuulata selle alt sõnumit või kuulata kõiki 3 ja võtta sealt, mida sa tahad võtta ja jätta selle, mida sa oluliseks ei pea. Aga miks selline nagu teema üldse, võib-olla 2 sõnaga lihtsalt, et ma olen aru saanud ja ise tundnud oma nahal ja ka läbi klientide küsimuste tajunud seda, et sellist nagu teadmatust, segadust, kaose tunnet, erinevaid hirme on hästi palju praegu ühisväljas ja just sellist nagu väljakannatamatust või väljapääsmatuse tunnet. Ja olgu see kanaldus nagu selleks, mis pakub lohutust ja võib-olla pakub mõned märksõnad, mis aitavad siis seda kaost pisut nagu korrastada ja olukorda, mis on nagu pusa lahti harutada. Ja kui sa tahad isiklikku kanaldust, siis loomulikult siit video alt leiad sa minu kontaktid, võta julgesti ühendust täpselt sulle sobivas kanalis, kas kirjuta või joonista või läbi sotsiaalmeedia või läbi meili, anna lihtsalt teada ja vaatame koos siis kuidas edasi, kas läbi kaartide, läbi konstellatsiooni, läbi rännakute, kuidas iganes sa siis vajad. Ja loomulikult, kui need videod sind kõnetavad ja puudutavad, siis ja sa sattusid näiteks siia kanalile juhuslikult, siis vajuta telli ja sa saad märguandeid siis või märkad, kui neid kanaldusi tuleb juurde ja sa saad siis ka edaspidi nendest sõnumitest osa. Aga läheme siis gruppide valimise juurde ja täna siis võtsin siit aiast lihtsalt sellised sümbolid, mis mind kõnetasid ja kutsusid. Ja esimese grupi sümboliks on siis selline piparmündi lehekene. Ja piparmünt on täis värskust, hästi tugevalt lõhnav ja lõhnataju on tegelikult seotud meie kurgutšakraga, see on väga tihedalt seotud ka meie eneseväljendusega. Ja piparmünt vastavalt siis sellele, kuidas me teda doseerime, siis kas rahustab või siis ergutab, et ta on selline tohutult väärkas taim ja muidugi südamekeskuse tervendaja ka, on ju. Seda on kõik rohelised taimed. Siis number 2 sümboliks tahtis tulla täna selline luuderohu oksakene. Et tähtis on ju, et meie luustik on tugev, on ju, et meie luud on ka tervitsetud ja siis sinna ümber, justkui selle skeleti ümber me saame iseennast ehitada, et hästi tähtis on, et see põhistruktuur on paigas, et siis selle nime järgi see luuderohi tuli teise grupi energiat tähistama. Ja 3. grupile tahtis tulla siis selline karulaugu õiekene koos lehega. Jälle hästi tugevalt lõhnav taim on, et karulauku te olete tundnud ka looduses, et ta on kohe selline, mis nagu küsib tähelepanu ja siin on ta siis õitsele puhkemas, on ju, et siit tuleb siuke imeilus kõrge pehnas vibratsioonis valge pehme tähekene välja, kui see õits siis ükskord puhkeb, aga praegu ta on siis sellises enne puhkemist sellises pungastaatuses veel. Kui sa tahad, pane video pausile, kui tahad tunnetada ja vali siis see grupp. Ja ikka võid teha ka seda, et võtad 3 paberitükki, kirjutad sinna peale numbrid 1, 2, 3 ja lased siis nii-öelda saatusel kõrgemal jõul valida selle grupi, mida sa siis pead kuulama, on ju. Aga siit siis liigume vaikselt ladumiste juurde. Tere taas siis esimene grupp, kes te valisite selle mündi värskuse, siis selleks
ukse avajaks kanelduse juurde. Ja täna siis kasutan vice versasid selliseid kahepoolseid kaarte, nii et siit tuleb sõnumeid kindlasti palju läbi. Ja mida siis tahab öelda armastus sinule? Sauvade kuningas tuleb esimesena, selline võimas, kindel meesenergia, just märksõna on see energia, vägi, see punane värv sümboliseerib sellist tugevat energiat, kui ka see sau siis, mida see kuningas oma troonil istudes niimoodi püsti hoiab, et saude kuningas on selline, võib öelda ka, et kire kuningas, ta on spontaanne, jõuline, tal on energiat ja väge, on ju, et loomulikult on tähtis, et meil on visioonid, et meil on nägemused, aga selleks, et seda teostada alati visiooni ja nägemust, selleks on ülitähtis, et meil on ka energiat, et me oleme nagu laetud, et meil on jõudu minna asjadest läbi, just mitte sellist nagu toorest jõudu, sest ta tuleb ilusti õiget pidi, on ju, tagurpidi me võiksime rääkida sellisest jõust kui vägivallast, aga ta tuleb õiget pidi, ta on maandatud, ta on tasakaalus, siis on tuleelement, on ju. Et armastus tahab sulle kindlasti anda sellist tulisuse ja kirglikkuse märguannet, on ju, ja täitsa võimalik, et see tuleb siis sinule läbi sellise kuningliku meesenergia. Ja ma näitan sulle ka tema nagu seda varjupoolt, on ju, et ka tema tuleb kuskilt, kus on olnud öö, kus on olnud võib-olla pimedus ja sageli on niimoodi, et meie jõud ja meie vägi ei ole lihtsalt ainult puhtalt kaasasündinud ressurss. Ta võib seda ka olla paljuski, aga ta võib ka olla kasvanud või kasvatatud läbi selle kogemuse, mis meil selja taga on ju. Et võib-olla ta on tulnud, kui sa tahad seda tulekuningat mõista, on ju, et kui keegi selline on sinu elus, siis tea lihtsalt, et ta on ehitanud oma selle trooni, mitte lihtsalt see ei ole talle sülle kukkunud, vaid ta on ehitanud selle läbi nende kogemuste, mis ta selja taga on, läbi nende kogemuste ka, kus ta võib-olla tegelikult kaotas oma energiat, võib-olla kas ta kasutas seda valesti, et seal varjupoolel võib olla nagu igasugust, on ju. Aga täna igal juhul on ta jõudnud sellisesse kindlasse väekasse kohta ja troonib siin nagu maa ja taeva vahel, et selle kaardi peal on energiat väga heas tasakaalus, on ju. Et mida siin on vähem, siin kaardi peal ei ole vett, ei ole sükest nagu seda sügavat empaatiat või tunnet, et seda selle kaardi peal võib olla natukene vähem. Aga ära sellest kohku, sest ta haldab väga hästi 3 elementi. Kõigepealt tuli energia, et sa tunnete ära sükest nagu kirglikkusest, jõust, tugevusest, spontaansusest, julgeb minna eest ja julgeb minna sellistesse kohtadesse, kus keegi varem pole käinud. Ja tema kohal see taevas on selline praktiliselt pilvitu, on ju, ja tema jalge all on maa väga ilus roheline, väga kindel, väga maandatud. Et tal on 3 nagu väga tugevat aspekti, mis siit tahavad läbi tulla. Kui sellist inimest täna sinu elus ei ole või kui sa teda ka ei otsi, siis võib olla, et see kaart räägib sinu enda energiast, et tunnete ja lase see läbi endaga sellest aspektist, on ju. Et võimalik, et ta räägib sinu sisemisest mehest, siis mille peegelduseks on siis võib-olla keegi, kes on väljaspool. Vaatame veel, mis sõnumeid tahab öelda armastus sulle. Müntide 8 tuleb välja mul tagurpidi, ma näitan sulle seda kaarti õiget pidi ka, on ju, see on tegelikult selle kaardi tagumine pool ja õiget pidi, on ju, et nendel kaartidel on siis põhimõtteliselt 4 aspekti, on ju, üks on siis õiget pidi ja püstipidi, siis on õiget pidi tagurpidi, siis on kaardi tagumine pool ja see ka veel tagurpidi, sul tuli siis tagumine pool tagurpidi välja. Ja see õpipoisi kaart siis müntide 8 räägib tegelikult sellisest nagu aeglasest, kindlast kasvamisest,
õppimisest, see on kindlasti meistriteekond, mis on oma alguses, on ju, et siit on meil pikk maa minna, samas nagu on siin sellist töötahet, usinust, kindlust, õpihimu nagu järjepidevalt minemist. Aga kuna sulle tuli see kaart nagu tagurpidi välja, siis siin on oma sellised väiksed trikid, mida sa peaksid mõistma. Et ma tahan öelda sulle, siit kaardilt tuleb selline sõnum mulle, et kui sul ei ole täna seda meistrit, seda võib-olla seda õpetajat, teejuhti, keda kuulata, kelle käe all õppida, võib-olla su teekond on selline nagu väga isikupärane või väga teistmoodi, mida sa otsid, või sul ei ole nagu seda konkreetset isikut, kelle tarkusele tugineda, siis siin ma näen, et siin on ka selline vaimumaailmast olend keegi. Võib-olla see on keegi, kes on varem olnud, võib-olla see on keegi sinu esivanem, kelle tarkust usaldada ja kuulata. Et see kaart nagu kutsub, et märka neid nagu nähtamatuid või neid õpetajaid, keda ei saa käega katsuda, aga kelle tarkusele sa ometigi saad toetuda, sa saad kuulata neid, sa saad lugeda võib-olla nende tarkuste kohta, võib-olla nad on olnud minevikus, võib-olla nad on olnud keegi, kes on midagi suurt leiutanud ja sageli suured leiutised on sündinud läbi nagu kahe aspekti, kui me oleme ühendanud väga hästi nagu maise ja vaimse. Ja muidu müntide 8 on materiaalne, üsna maine kaart, et on vaja teha tööd, on vaja investeerida aega ja seda ei tohiks unustada, ütleb see tagurpidi kaart. Et see tee siia sellesse heledusse ja valgusesse viib sind läbi selle, et sa võib-olla täna istud nii-öelda toas, on ju, võib-olla sa istud arvuti taga, võib-olla sa kaevad reaalselt maad või ehitad või pead õppima, pead töötama, kuigi sa tahaks võib-olla kohe sinna nagu linnuna sinna kergusesse lendama minna ja juba vilju noppida, aga veel on aeg oodata, investeerida. Ma hiljuti just vaatasin, Tom Cruise jagas oma mõtteid, et talt küsiti, et kuidas ta suudab kõiki neid trikke ja nagu kuidas ta nii võimekas on ja ta ütleski väga kindlalt, et ta paneb selle eesmärgi, visualiseerib seda ja siis teeb konkreetse praktilise nimekirja kõigest sellest, mida on vaja õppida, mida on vaja arendada, mida on vaja uurida, mida on vaja teha, kuidas on vaja töötada, et sinna eesmärgini jõuda. Ja see lihtne, hästi maine ongi tema nagu edu saladus ja võti. Ja sulle tuleb samamoodi see, et ära oota nagu kohest edu, ole valmis investeerima ja kuula ka siis selliseid nagu vaimse maailma õpetajaid ja teejuhte, et sealt tuleb ka väga palju tarkust. Mine rännakule oma sisemaailma, sul on endal väeloomad, kaitseinglid, ükskõik, kas sa oled nendega juba ühenduses või ei ole, et nad on sul olemas ja nad tegelikult toetavad sind. Läbi unenägude maailma võib tulla neid sõnumeid, ükskõik, et kui sa teed hästi nagu sellist pragmaatilist ja materiaalset tööd, siis nagu ära seda vaimumaailma unusta, sellepärast, et mul enne jäi mõte pooleli, et suured leiutajad, kõik Tesla, Einstein, mis iganes nagu, keda peetakse siis selleks läätse leiutajaks, näiteks Bacon, ükskõik keda me vaatame, on ju, neil on tegelikult 2 poolt, on olnud see tohutu töökus, visadus, järjekindlus ja on olnud ka see vaimsus, alkeemia, maagia, kõik sellise nagu energeetilise poole, mida me ei saa nagu münti niimoodi proovida, et kas on ehtne, aga me saame nagu mingi oma sisemise kompassiga tunnetada, et kas see on ehtne. Et liida neid 2 poolt siis enda kasvamiseks. Et selline on siis armastuse sõnum enesearenguks. Ja vaatan sulle ühe kaardi veel. Ikkagi 2 tahtis siit tulla, tahtsin ühte võtta, aga 2 sõnumit tuli ja tõlgendan kõigepealt siis seda sauade 9 siin, kes seisab justkui siukses nagu natuke kõrbes. Sauade 9, üldse number 9 on nagu iseendaga olemise kaardid, on ju. Et see ei ole klassikaline partnerluse kaart, see on pigem see, et ma pean ise saama tugevaks, ka siis, kui see maastik on selline nagu
kõrbe moodi, on ju, et mul on minu energia ja siin on ka hästi palju sihukest oranži tegelikult, et see kaart võib ka rääkida mulle sellisest nagu seksuaalenergiast, mis tegelikult ei leia nagu rakendust või kasutamist, mida on nagu hästi palju, on ju. Ja isegi kui ta leiab kasutamist, siis on ikkagi selline tunne, et ma olen nagu üksi selles kõiges või et ei ole seda nagu hingesugulast, et kui ma esimesel kaardil ütlesin, et seal veeelement puudus, siis siin see puudub nagu täielikult, selline empaatiline, tundlik, õrn, mõistav, et sellest on nagu puudu siin, et see on hästi nagu kõrb on see maa, on ju. Ja siin teisel pool tuleb tegelikult selline teine sõnum siis, et siin see üksindus nagu lõppab, et kuidagi kui ma sellest kõrbe kuivusest nagu isegi kui ma räägin sellest, ma tunnen, et mul läheb suu kuivaks ja ma tahaksin lonksu teed võtta. Et kui sa selles nagu püsima jääd või suudad ise selle kuidagi selle ära toita ja ära joota oma hinge, siis tegelikult ilmub ka see kaaslane, et sellel kaardil kuidagi mulle tundubki, et peab minema nagu läbi selle üksinduse tunda, läbi mingi sellise nagu siit mul tuleb ka infot läbi oma sünnikogemuse tervendamise, sest kui ma seda koopasuud vaatan, see on justkui selline nagu naise jooni, nagu see püha värav, kust me tuleme siia, et selline nagu uuesti sünni kogemus. Et mingi selline sõnum tahab ka siit läbi tulla, et kuidagi, et ma peangi seda kõrbe kogema selleks, et nagu uuesti sündida, et leida endasse tundlikkust, see koht üles, et kui sa koged üksikuse tunnet, see ei pruugi puudutada kõike, aga kui sa selle grupi valisid, siis võib-olla sinule, kõikidel kaartidel, mis ma siiani võtsin, on inimesed üksinda, et kuskil ei ole nagu kahekesi, et siin on pigem selline siis nagu unistus sellest meistrist ja õpetajast, on ju, aga tööd peab hästi palju ikkagi üksi tegema ja siin on selline unistus nagu sellest armastusest ja partnerist, aga mul on selline tunne, et kui sina teed selle nagu uuesti sünniprotsessi, oma sünnikogemuse tervendamise protsessi, suudad seal kõrbes nii-öelda üksinda jääda vankumatuks, nagu see kaart ütleb, et sa suudad seda, siis ilmub ka see selline hingestatum partnerlus sinu ellu, ja visualiseeri, kujuta, et see tüdruk on natukene siin, sa ei pea sõna-sõnalt võtma, on ju, et sina ilmselt suuremas osas vaatavad naised seda, et sina võid olla ka see rüütel, kes siin tuli, on ju, ja unistada sellest partnerlusest ehk sellest tüdrukust, aga sa võid selle metafoorselt nagu teistpidi keerata. Et ta igal juhul ilmub, et see rüütel on seda koopasuud siin valvanud ja ta suudab nii-öelda manifesteerida või kutsuda selle inimese enda ellu, keda ta on visualiseerinud, kellest ta on unistanud, aga sellele eelneb siis nagu selline eneseületamise protsess. Ja viimaks siis tuleb taas selline kaardi peal jälle paraku üksinda, aga karikate kuninganna ja karikate kuninganna nüüd kompenseerib ära kõik selle, on ju, see oli justkui see kaart, mida ma ei võtnud või ei taodelnud, aga ta lihtsalt pakk mulle selle siia 4. andis, ta tuli nagu 3. kaardiga koos. Ja kui teistel kaartidel oli see sihuke pigem see kuivuse ja kõrbetunne, on ju, siis siin on nagu metsikult seda just vastupidi, seda oma tunnetega ühenduse saamist, sellist tohutu külluslikku, mulle tundub, et see on nagu selline smaragdtroon, milles ta istub, roheline, puhas südametšakra värv, sellist emotsionaalset külluslikku, sellist tunnete ülevoolavist, tohutut rahulolu endaga, on ju. Ja see troon, kus ta istub, see on nagu lihtsalt sihuke kristallimägi, nagu tohutu ilus, selline voogav, naiselik, sensuaalne, nagu lihtsalt selline nagu õndsalik, on ju, ja see õndsuse märksõnaks siin on nüüd vesi, see karikas on täis, ta on täidetud, sellest saab juua, sellest saab joota teisi, et selline tõeliselt nagu kuninganna energia ja karikate kuninganna on hästi empaatiline, hästi südamlik, hästi hooliv, hästi kaastundlik, et need on tema nagu põhikingitused ja põhiväärtused maailmale.
tervist. et need on siis need energiad ja armastuse sõnumid, mis tahavad sulle läbi tulla ja mulle tundubki, et see nagu see joodetud maa jääb nagu kõige rohkem siit kajama, et kui on olnud see nii-öelda kõrberänduri tunne, siis nüüd on see maa joodetud ja toidetud ja siit saavad võrsuda mitte ainult taimed, aga lausa kristallid, sellised nagu erakordselt kõrges vibratsioonis olendid siis, mis sind ümbritsevad. Ja teadupärast meid ümbritseb see, mida me sisemiselt välja kiirgame. Et sellised siis olid sulle armastuse sõnumid, armas, kes sa valisid grupi number 1 ja selle imelise rohelise lõhnava piparmündi, et vaata kui ilusti see siia selle rohelise kaardi ja selle rohelise siis smaragdtrooniga kokku läheb, et just seal trooni jalamil see ilmselt siis kasvab see taim, mis sind toetada võib ja sa võid täiesti teadlikult võtta selle piparmündi ja teha oma siis võlumaagia sellega, juua piparmündi teed, süüa seda, kaunistada maasika-arbuusisalatit piparmündiga ja võtta ja lihtsalt nagu loo seda joodetud maad ja seda õnnest ja rõõmust üle ajavat südamekarikat. Sellised sõnumid sulle, ole hoitud, armas. Tere siis taas grupp number 2, kes sa valisid selle luuderohu enda praeguse hetke energiat sümboliseerima. Hakkan siis sulle kanaldama armastuse sõnumeid taaskord, kui see üldine lugemine täna kõigile su küsimustele ei vasta, aga ometigi see sind puudutab, siis oled väga teretulnud küsima siis isiklikku tarokanaldust. Ja küsimus on siis, et millised on armastuse sõnumid täna sinule. No väga vägev, armastuse sõnumid toob sulle esimeseks kaardiks armastajad, et väga vägev, et enam otsesemat ja jõulisemat armastuse sõnumit on päris raske siit pakist kanaldada, et number 6 siis suure arkaani kaart ja suure arkaani kaardid teadupärast siis räägivad kõige olulisematest energiatest meie eluplaani mõttes, et mitte sellised tänase homse sümbolid ainult, vaid siis tõepoolest see, mida me kogeme siis pikemas perspektiivis ja eluplaani mõttes ja armastajate kaardi sümboliks on kuidagi ka see nagu alastus või see hinge alasti olek ja see sõnum, mis mulle esimesena siit nagu läbi tahab tulla, ongi see, et julge oma hing nagu alasti võtta, julge nagu soovida seda, mida sa päriselt soovid, mitte seda, mis on kuskilt raamatusest loetud või mis on naabrinaisel, vaid julge nagu võtta oma hing kõigepealt enda ees alasti ja soovida päriselt seda, mis on nagu mis sinu hinge puudutab, mida sina igatsed ja ootad, ükskõik kas sa ootad selle armastuse saabumist oma ellu või sa koged seda oma suhtes, siis ka nagu mine sellesse kohta, kus sa saad oma hinge alasti võtta ja mitte egost siis end väljendada, vaid siis sellest nagu siirast hingepuhtusest ja siis on see kuuldud ka see sõnum, sest läbi ego tulnud sõnumeid on üliraske partneril nagu vastu võtta. Ta peab selle nagu topelt dešifreerima, esiteks ta peab dešifreerima selle läbi sinu ego ja haavade ja siis ta peab dešifreerima selle veel läbi enda ego ja haavade. See on nagu nii mitme luku ja riiviga kaitstud, et kuidas saada sealt see nagu tuum kätte, et mida see partner üldse vajab. Et selles mõttes tee nagu lihtsamaks oma partnerile, endale ja universumile see kõik ja proovi kommunikeerida pigem nagu hingesõnumeid, on ju. Ja siis on see õnnistatud siin nagu tõesti, siis ta on valguse käes, siis ta on päikese käes ja siis ta on kuuldud, on ju, ja saavad kohtuda siis tuli kui vaim, on ju, mehe poolt ja naise poolt siis see maa, on ju, et meheliku ja naiseliku elemendi kohtumine. Et siis saab see olla, siis saab need käed ühendada ja siis ta on tõesti sellise kaitseingli õnnistuse all. Ja
siin on juba sellised nagu võimsad alkeemilised sümbolid ka peal, on ju, alkeemilised anumad ja Merkaba, kus samamoodi siis mehelik ja naiselik siis kohtuvad, on ju, naiselik siis niimoodi see veetilgakujuline ja mehelik tuli siis nagu see ülespoole suunduv, on ju. Et need siis kaks moodustavad selle ühinemise, selle kokkutulemise, selle yin ja yangi, samamoodi nagu naiselik hõbe ja mehelik kuldne, siis alkeemiline anum, kus saab siis see transformatsioon ja see muutumine. Ahaa, nii, siin kinnitati ka seda sõnumit, et nii ta on. Ja saab nagu üheskoos vaadata tulevikku, on ju, ka sinnapoole, kus need mäed on, need mäed võivad tähendada seda tundmatust või ka teatud eluraskusi, aga saab minna nagu nendele vastu niimoodi, hoides käest kinni ja toetades teineteist, kui leiab aset see sügav hingetasandi kommunikatsioon. Ja alkeemia, mis alkeemia siis on? Alkeemia on sisemine muutumine, sisemine kasvamine, valgustumine, on ju, et muidugi olid neid, kes otsisid seda ka väljastpoolt, on ju, et kuidas siis teha teistest metallidest kulda ja kuidas nii-öelda leida igavese elu saladust, aga targemad pöördusid siis otsingutel sissepoole. Sauade rüütel tahab sulle tulla järgmiseks. Rüütel on selline aktiivne, suunatud meesenergia, kes siis sauad on sellised jälle tuleelement, siin tupelt tuleb sul seda, et siin ka mehe taga on seda tuld nagu kõvasti. Et esimeses ladumises ka tuli seal tuli samamoodi see nagu tulekuningas, et siin tuleb tulerüütel võib olla pisut noorem energia, on ju, võib olla mitte juba nii küps, aga veel sellisel eneseotsingu teel, aga ta on hästi aktiivne, ta on kindlasti seda tüüpi energia, kes tuleb ise, algatab ise, teeb ise, teab ise, tal on energiat, väge, jõudu oma tahtmist saada ja läbi suruda, et klassikaline nii-öelda rüütel valgel hobusel tõesti, kes tuleb ja võtab põlvist nõrgaks ja noh, lihtsalt põhimõtteliselt tõstab sinna hobusele, et päikseloojangusse kapata. Et kui tema varju poolt vaadata, siin tuleb seda tuld ja tõrva ka, on ju, ja seda äikest, et siin võib olla tegemist sellise hästi nagu temperamentse isikuga, kui ta on siis inimene, on ju. Et sellist nagu välguraksatust on, aga mõnikord on vaja, et see välk lööks kuskile sisse, et mingid vanad paradigmad saaksidki ära lahustuda või nagu uueneda, mingid vanad mustrid siis täielikult nagu purustatud saada, et see tema nagu sihuke tormiline olek võib olla midagi, mis temaga kaasa tuleb, on ju, et mul tuleb siin jäära, tuleb siin lõvi läbi, et võivad olla, et kui sa otsid nagu märke nagu taevast, astroloogiast, siis lõvi ja jäär võivad olla need märksõnad, mis mul tulevad, et sellised hästi tulised ja kirglikud ja spontaansed meesenergiad. Ja selline on siis see sõnum, et ole valmis nagu selleks, et meesenergia tuleb kuidagi nagu hästi aktiivselt, näitab ennast sinu elus. Ja väga, väga kirglikult ja väga spontaanselt ja kui värk on ka selline, mis on nagu hästi, ta mõnes mõttes nagu tulebki nagu välk selgest taevast sõna otseses mõttes, on ju. Ja mis enne seda on tavaliselt hästi suur kuumus, on ju, sihuke lämbev, isegi sihuke nagu vau, on ju, õhk on nagu paks, on ju. Ja kui see välk on ära kärgatanud, siis pärast seda on see õhk on nagu sihuke klaar ja puhas ja selge, et sellised on siis need sõnumid, ja kuna kõik on seal õiget pidi seal kaardi peal, on ju, tuli siis see kõige õigem, kõige helgem pool, on ju, lihtsalt sa tead, et see on see vari, et seda sa ei pea kartma, et seal ei ole nagu ohtu või see ei ole kuidagi nagu seotud mingite negatiivsete energiatega, et see sihuke nagu, ta peabki mõnes mõttes nagu raputama sinu maailma. Ja vaatan siis veel kolmanda energia sulle ka. Seda on natukene siin kaarte, siit ta tuleb.
ohoo, narr tuleb sulle ja narr tuleb sulle välja nagu tagurpidi, pea alaspidi. Et kui ta õigetpidi ütleb, näitan õigetpidi ka, et sa saad ise ka seda kaarti vaadata, on ju, ükskõik, kas sa tead tarosid või mitte, et pildist saab alati välja lugeda ka, on ju. Et narr tuleb siin, tuleb nagu uuena maailma ja mõnes mõttes on hästi loogiline, et pärast seda, kui võib-olla mingi välk su maailma tõesti tabab, on ju, midagi lõhub ära ja et midagi uut, mingi uus värskus saaks sündida, on ju, siis peale seda sündimist või peale seda välguraputust või midagi, mis su maailma nagu või vanu mustreid kõigutab, peale seda sa tuledki nagu uuesti narrina nagu siia maailma, on ju. See kaart tuli küll tagurpidi välja, on ju. Ja kui narr klassikaliselt ütleb, et noh, ole nagu laps usaldav, selline siiras, sinuga midagi ei saa juhtuda, on ju. Noh, siin kaardi peal nii ei ole, aga klassikalises taros on narril nagu üks jalg praktiliselt üle selle järsaku serva, et sa võid nagu kõike usaldada ja ole nagu siukse lapsiku naiivsusega nagu lihtsalt või siukse täieliku siiruse ja usaldusega suhtu, siis siin nagu ütleb see kaart sulle, et nagu sul võib-olla on raske nagu niimoodi usaldada, et see õigetpidi keerata, siis see koht, mida sa võiksid kasvatada endas, ongi see usaldus, et nagu see, mis toimub, on õige, see on sulle vajalik, niimoodi need asjad praegu olema peavadki, see on sulle parim, mis sünnib ja nagu usalda rohkem ja tea ka seda, ole nagu teadlik sellest, et narril on see kompsuke kaasas, ta tuleb siia maailma, aga tal on ometigi väike kompsuke kaasas, on ju. See ei ole suur, aga midagi tal on sinna sisse pakitud. Ja klassikaliselt ma kutsun seda karmakompsukeseks, ehk siis me tuleme ju, see on nagu see astroloogilises kaardis siis lõunasõlm, on ju, et see, mis meiega on juhtunud eelmistes eludes, mida me oleme õppinud, mis on meie hingekogemused, mis on meie suguvõsa karma, kuhu me oleme sündinud, meie vanemate, vanavanemate ja kõigi meie nii-öelda ürgemade ja isade lood, et midagi natukene on sellest kõigest siin kompsukeses, on ju, et me ei tule täitsa valge lehena, et meil on ikkagi mingid hingekogemused, hingekokkulepped, millega me tuleme ja nagu usalda, et sina saad neid kogemusi, mis sul on selleks vaja, et see kompsuke nagu lahti harutada. Minu jaoks on siin ka see nagu sinu konstellatsioon selles mõttes, et see tähtede seis sinu sünnihetkel, on ju, et miks sa sündisid mingi teatud tähtkujumärgiga, ongi see, et see on nagu see sinu teekaart, on ju, mida sa saad siis hakata lahti pakkima, kui sa narrina teele asud, et usalda rohkem elu lihtsalt, et leia endas seda usaldust, sinuga midagi ei juhtu, sa oled hoitud ja sa võid nagu teha selles mõttes restardi teatud mõttes ja alustada nagu oma teekonda siis uuelt valgelt, selliselt usaldavalt lehelt. Et liilia on ka siin, ma ei tea, kas see on siin näha, on ju, ma proovin näidata, et liilia on tal ka käes, mis siis sümboliseerib ka sellist nagu süütust ja hingepuhtust, on ju, ja rohelised riided ütlevad mulle ka nagu, et see on südamekeskus, mis kõik siin nagu kumab nagu ümber tema ja kiirgab siit sellist nagu usaldust ja armastust. Et need on siis need sõnumid, mis tahtsid läbi tarode sulle tulla. Ole hoitud, armas, ja loodan, et sa said siit enda jaoks midagi. Võta see, mis sind kõnetas, jätta see, mis ei kõnetanud, on ju. Mis ärritas, sellega, see kindlasti võta, sellega tee tööd. Et ole hoitud ja järgmiste lugemisteni. Jahuu, siis kolmas grupp, kes te valisite, siis sümboliks selle armsa väikse karulaugu õie nutti, et vaatame, mis siis teie jaoks puhkab läbi kaartide siis. Ja veel kordan üle, et tegemist on üldise ladumisega, võib-olla päris kõiki igal tasandil see puudutada ei saa, võtta siit see, mis sind puudutab, jätta see, mis ei ole sinule. Kui sa tahad isiklikku sõnumit, siis võta ühendust ja siin video alt sa leiad kõik minu kontaktid, vaata ise, milline kanal on sulle siis mugavaim üle veebi või tuled minuga teed jooma ja kaarte katsuma. Ja mis on siis need armastuse sõnumid sulle, mida armastus just praeguses hetkes tahab sulle öelda, ükskõik millal sa seda videot siis vaatama satud. Segan natuke siis kaarte sulle.
ja müntide 2 siis esimene selline äge siis tegelane tuleb siit välja ja 2 on selles mõttes duaalsuskaardid, et nad tavaliselt tähendavad, et vaataja või kellele sõnum on, siis on mingi sellise nagu valiku ees, on ju. Ja see võib olla siis nagu tunnetatav niimoodi, et mida võtta ja mida jätta. Ja hästi kõnekad on minu jaoks ka riided, ma vaatan neid siis läbi tšakra värvide, tegemist on siis oranži värviga ja oranž on siis meie teine energiakeskus, Svadhisthana tšakra ja sümboliseerib siis loovust, loomise ja seksuaalsusega seotud kaart. Ja see sinu valik võib isegi natuke olla siis materiaalses maailmas nagu kõige lihtsamas plaanis võib olla, et kas see või too mees on ju. Ta võib olla ka kas see või too töökoht, kas see või too valik, kas minna sinna või minna tänna, kas valida seda või valida teist, on ju. Aga see on seotud sinu siis kas seksuaalsuse või sinu loovusega või mõlema nendega, on ju. Sest oma emakas naine mitte ainult last ei loo, et ta loob ka kõik selle, mis läbi tema siia maailma tahab tulla, on ju. Ja see on selline nagu kirglik või siin ongi siin kaardil küsivad minu tähelepanuga nagu pealtvaatajad, on ju. Et see sõnum, mis tuleb nagu läbi siit, on kuidagi see, et kui sa teed oma valikut, tee endale, ära tee seda nagu teiste pärast või teiste jaoks, on ju, või et teistele muljet avaldada. Et siin ta natuke nagu tantsiksin või žonglööriksin linnatänaval ja rõdudelt siis vaatavad teised ja kas siis näitavad, kas siis nii või nii, on ju. Et ära seda nagu kasuta oma valikute kriteeriumina, et vaata ikka nagu sügavamale, vaata, mis sul päriselt läbi sinu selle Svadhisthana, sinu seksuaal, sinu sakraaltšakra tahab siia maailma sündida ja tee nagu sügavamalt tasandilt see valik, et siin on siis see taust, on ju. Kui siinpool on nagu hästi palju seda oranži, on ju, siis siin tuleb sellist sinist, sellist kurgutšakra, sellist hingelisemat värvi, meri on selline siis vooken lausa, mis tal siin taga on täpselt, on ju, ja valge laevukene siin ka, on ju. Et pigem nagu, kui sa teed neid valikuid, siis pigem järgi seda oma valget laeva, seda oma suurt unistust, on ju, et ära vali seda lühiajalist tähelepanu ja aplausi teiste poolt, vaid järgi oma unistust ja kui on vaja selle laevukesega seilata sealt üle tunnete ookeani, siis mine ka, on ju, et vahet pole siis, et kas see on siis teiste hinnangul nagu hea või halb, et mine ikka nagu kasuta oma tunnete termomeetrit ja mine selle järgi, on ju. Ära lahuta teiste meelt, vaid kuula oma südant. Et see on siis esimese kaardi sõnum, mis tahab tulla. Võtame edasi. Tähekaart tahtis teiseks tulla. No, tähekaart on üks 3 taro kõige suuremast õnnistuskaardist, et tahan öelda, et see valik, mille sa siis teed, on ju selle esimese kaardi tulemusena. Esimene kaart oli väikse arkaani kaart, on ju. See on pigem nagu sellised, kuidas ma ütlen, sümptomid, on ju, et ei ole nagu juurpõhjus, see on see, mis mängib nagu lühiajalisemalt välja. Aga täht on nüüd eluplaani ja pikema perspektiivi kaart, suure arkaani kaart. Ja ütleb lihtsalt, et kuula, veel nagu minu jaoks nagu tohutult võimendab seda eelmise kaardi sõnumit, et kuula seda oma tähte, oma andekust, on ju, et me ju sünnime teatud andekustega, vahel me eitame neid, vahel me oleme need lapsepõlves kinni pannud, aga meie anded on tegelikult see, mis sinna meile nagu kaasa on pakitud sündides, ja meie nagu püha kohus on neid välja arendada, nendega tööd teha, neid meistri tasemele viia ja täht ütleb, et õnnistatud on kõik see, nagu mis on sinu loomulik anne ja isegi kui see vari on siin niimoodi nii-öelda nagu tuules ja tormis, on ju, et ka siis on õnnistatud ja siis ka on nagu see
see sulle siin majakaks on ju, et mille järgi minna, mida kuulata. Mulle meeldib ka hästi see nagu lopsakus, mille keskel ta on ju. Et kui täht on hästi taevane, hästi nagu selline midagi abstraktset, siis see, kui nagu meie jalajälgedes lilled hakkavad õitsema, ehk see, et me läheme kuskilt läbi, me teeme midagi, me suhtleme kellegagi ja see inimene kas terveneb või meie looming nagu puudutab väga kellegi südant või hinge, siis see on ka märk, et see on nagu õnnistus, et ma olen tulnud siia selleks, et teha oma missiooni ja siis on justkui nagu punane vaip lahti rullitud, ma saan mööda seda astuda ja ma tunnen, et see on nagu siis taevane rambivalgus ja kõik heatahtlikud kaitsevaimud ja kõrgem mina on rahul ja vett saab vette valada, mis on nagu ülima külluse märk nagu. Ja vesi on minu jaoks ka selline nagu tunnete termomeeter on ju, et kui sa lähed seda oma hinge teed, siis sa võid kindel olla, et küllus nagu ei jäta sind maha, et vette valada tähendab minu jaoks nagu hästi suurt küllust. Ja tähel on siis minu jaoks 2 elementi olulised, ongi see vesi ja maa, nagu 2 aspekti on ju. Ja maa on siis see maine pool, et ma tõesti teen, kui mul on andekus laulda, siis ma nagu laulan on ju, ma ei vaiki seda maha, vaid ma päriselt laulan, ma rõõmustan sellega teisi on ju. Ja samal ajal on siis vesi, mis on rohkem selline nagu vaimumaailm, tundemaailm on ju, ja siis ma olen ise õnnelik ja tervenen läbi selle ja võib-olla puhastan oma suguvõsa karmat, ma teen seda nagu vaimset tööd ka on ju samal ajal. Et just 2 aspekti nagu maise ja vaimse kokkutoomine. Ja ikka järgi oma suurt unistust on ju. Näen siin veel väelinde toetamas on ju selliseid nagu taevaseid sõnumitoojaid. Ma näen siin kuldset ja hõbedast amforat, millest ta kallab. See on siis naisenergia ja meesenergia ja täpselt samamoodi see duaalsuse ja polaarsuse ületamine siis nagu läbi selle, et sa avad oma andekusi ja lähed oma tähe kutse järgi. Et selline sügavalt keemiline protsess ka. Et tohutult tugev energia tuleb sealt läbi tähe ja see lind on ka nagu siuke hästi jõuline südam või siuke nagu sõnumitooja minu jaoks kuidagi, et mul on tunne ka, et mingid olulised sõnumid peavad sinuni jõudma. Ma ei tea, kas need tulevad ilmsi või nad tulevad läbi unenäomaailma, et ta on küll nagu see lind on rohkem selle hõbedase amfora kohal, kui ma seda kaarti vaatan. Et võib-olla nad tulevad pigem sellisest kas vaimsest maailmast, kas läbi kanalduste, läbi võib-olla mõne vaimse tervendajaga kohtumise, läbi unenäomaailma. Mulle tundub nagu, et kuula neid nagu sõnumeid, mis tulevad nähtamatust maailmast. Et need on olulised sellel teel püsimiseks. Ja vaatan siis ka 3. kaardi sulla. Nii. Mõõkade kuus tahab tulla sulle siis veel ühte sõnumit andma, on ju. See on nüüd väikse arkaani kaart ja täht on nagu kõige suurema kaaluga sinu ladumises, võid ühe korraselt täitsa veel kuulata, on ju. Siis mõõkade kuus on nüüd see, mis ütleb sulle nagu, et sama vesi tuli siit, on ju, vesi tuli siit läbi ja vesi, kui ta on siuke nagu sulnis, ta võib olla selline kutsuv ja rahulik ja tahad sisse hüpata. Aga mõnikord on see vesi ka selline nagu tume või sünge või ei paista läbi või tormine, on ju. Et igal juhul üle selle tundemaastiku tuleb sul teele asuda. See võib olla ka sõna otseses mõttes teele asumine, vanast kaldast lahti lükkamine, on ju. Siin võib oodata siis mingi muutus ees selles mõttes, et kas vanast suhtest lahkumine, vanast elukohast lahkumine, vanast töökohast lahkumine. Ma ei defineeri selles ladumises armastust siis ainult paarisuhtena, vaid lihtsalt armastust kui energiat. Ja sinule ütleb see kaart, et sul tuleb mingist nagu vanast teemast lahti lükata. See kaart ei ütle veel, et kuhu see teekond viib, seda pigem
pigem ütleb see täht, on ju, et kui sa tunned ära selle õige, siis see on õnnistatud, sellest saadki aru, et sein ei ole püsti ees, vaid punane vaip on lahti rullitud, on ju, saad väga hästi energeetiliselt vahest aru, aga siin ütleb, et selleks nagu tuleb vanast kaldast lahti lükata ja kui tähega kõrvuti on, siis võib-olla ongi see, et äkki mõni teist, kes teist kuulab, on natuke sellest hingeteest kaugemale triivinud, et kui on nii, kui sulle tundub, et see on tõde, siis proovi sealt vanast teest, mis on natukene kiiva läinud või kaugele kandunud sellest, mida su hing tegelikult igatseb, siis proovi sealt vanast kaldast lahti lükata ja liikuda nii-öelda sinna poole, mis võib-olla on veel tundmatu ja teadmatu ja võib-olla sa alles pead seda õppima, uurima või avastama minema. Aga igal juhul sellest vanast, mis on selline seiskunud ja võib-olla, mis on mõistuse valik olnud, on ju, et sellest oleks vaja lahti lükata. Ja jälle siin kaardi peal ei ole see teekond üksinda, on ju, et see on naisterahvas sellises rohelises keebis, kes asub teele. Kui ma enne tõlgendasin siin seda Raji ja looguse tšakrat, siis siin ma näen seda rohelist, sügav rohelist, sambla rohelist keepi ja see räägib mulle südamekeskusest, on ju, et tõepoolest, et see sinu enda südameenergia kaitseb sind, isegi kui see tee nagu üle mere, üle tundmatuse on alguses hirmutav ja lisaks on siis keegi nagu teekaaslane sul. Jälle, see võib olla, kui vett on nii palju, siis see võib olla vaimumaailmast, aga võib-olla ka konkreetne isik, nad on justkui natuke looritatud või natuke varjatud, et natuke siit näitan pöördelt ka, see on küll siuke tume kaart, aga võib-olla sa näed, et ta on nagu mõlemad, nad on keebiga kaitstud ja natuke on siin midagi siukest, mis on varjatud või natuke mõistuse eest nagu natuke nagu jääb saladuseks. Võib-olla sa ei saa kõigest kohe mõistusega aru, kõike ei saa defineerida, sellele selliseid kindlaid raame ja nimetusi panna, aga igal juhul sellel teel on sinul kaitsjad, toetajad, võib-olla need on inimesed su ümber ja mulle tundub, et see on võib-olla keegi, kelle peale sa nagu esimesena isegi nagu ei mõtleks, on ju. Et see on võib-olla keegi, kes sul alles teisena pähe tuleb, kelle poole pöörduda ja kellelt toetust ja abi küsida nendes asjades. Et igal juhul kindlalt selja taga ja hoiab kurssi, et isegi siis, kui nagu mõistusel on veidi keeruline. Ja mulle tundub, et sellel kaardil võib olla nagu see, et mõistusel on natuke keeruline, et ma saan aru jah, et vanast peab loobuma, aga kuhu siis minna või mida siis teha või mida siis valida, et see selgub alles natuke hiljem ja on tähekaitse all, nii et sa ei pea midagi kartma ega midagi pelgama, et jälgi lihtsalt seda oma õnnetähte. Sellised olid siis armastuse sõnumid sulle, armas, kes sa valisid selle kohe puhkeva karulaugu õie ja karulaug, mis ta teeb kevadel, on ju, et ta ju puhastab meid, on ju. Et seda on oluline teha, et vanast lihtsalt puhastuda, vana jätta maha, teha see restart selleks, et midagi uut saaks tulla, on ju. Karulaugu õied on toidu peal tohutult ilusad, on ju, kui nendega toitu kaunistada, süüa ja lihtsalt võtta ja selle taimega siis suhestuda, mediteerida, vaadata, et mis veel tahab tulla, et kuidas ta sind siis et kuidas ta siis tahab sind nagu puhastama tulla ja kuidas ta nagu sinu energiat tuleb uuendama. Isegi siis, kui on olnud see talveune periood natukene, nii nagu karu ärkab koopast üles ja talveunest ja esimese asjana läheb siis seda karulauku sööma, et nii sina ka, et tee neid praktikaid siis, mis sind uuendaksid, mis sind puhastaksid, võib-olla kerge paast, võib-olla siis just seesama karulaugu pesto või miski, et ja las see töötab sinuga füüsilisel tasandil, las ta töötab sinuga nagu energeetilisel tasandil. Sellised sõnumid tahtsid sulle läbi tulla. Ole hoitud, armas ja uute ladumisteni tahad isiklikku kõneldust, kirjuta mulle. Et tänaseks siis kõike head ja kuulmiseni.